Kes te olete? Õhtuleht. Ei ole kutsunud kedagi. Jeps, mida sa teed? Oota. Ei ole kutsunud. Õhtuleht või? Jah, tervist. Nad olid kutsutud küll. Jah, tervist, tere tulemast Sisumajja Eesti esimene Creator House. Minuga on nüüd siin 6 sisuloojat, kes on otsustanud hakata... Tegelikult 5, üks on praegu koosolekul. Õige. Kes on otsustanud siis hakata elama ühes majas. Teeme ühe asja selgeks, et te nagu päriselt elategi siin kõik koos, mitte ei ole niimoodi, et te tulete nagu mõneks päevaks siia kokku ja siis hakkate midagi filmima. Me elame siin iga päev ja elame kõik ühes koos ja oma tubades ja mängime ka palju CS-i. Kõik elame koos, sest see on tulnud nagu, et kas nad ikka elavad koos. Ütleme nii, et elame küll. Ja see on meie selline tuba. Ta on üleval korrusel kõige parem selline videote ülevaatmise tuba. Tihtipeale ongi see, et kõik Sisumaja liikmed istuvad siia toredale diivanile. Mihkli arvutis sealt me vaatame, mis videos on, mis saaks paremini olla, kuidas paremini mingid mõtted edastada ja siin on väga head mõtted tekivad. Tere tulemast siis minu tagasihoidlikusse väiksesse tuppa, et siin mul on olemas kõik see, mida ma vajan ja otseselt mitte midagi muud. Kas see voodi on Tinderi teitega näinud? Ei ole vaja vastata sellele. Näed, siin natuke lappab. Aga igatahes teeme väikse tuuri. Siin mina siis magan ja elan ja mängin ja kirjutan märkuseid stuudiumisse, kui vaja. Ja ega siin rohkem väga midagi näidata ei olegi. Tulge tuppa. Siin on siis tõesti, nagu Kepu ütles, meil on selline mängurite korrus. Väga palju minu toast on sisustatud mu fännide poolt, näiteks roosa tool, keegi mõtleb, miks see siin on. See on, ma ootan, et siia saabuks üks naine nagu Tuhka Triinu, kes istub siia sisse või peale tähendab. Ja temast saab minu Tuhka Triinu. Lisaks mu toas võib olla nii palju selliseid väikseid asju, mida vaadata, et sa jäädki siia võib-olla eksid ära siia. Eestis ju ei ole sellist asja varem tehtud, et sisuloojad kolivad kokku. USAs ma tean, et on selline asi olnud, on mingi hype house'id ja asjad tehtud, aga Eestis ei ole sellist asja olnud. Kõige esimesena tulib meie juurde siis, või minu juurde kirjutasid Mihkel Maia, et saaks kokku vist 2 aastat tagasi, et jah. No põhimõtteliselt 2 aastat tagasi käisime mina, Mihkel ja kokapoiss Alex talisuplamas. Siis me rääkisime sellest, et kui sa käid tööl, sul on töökaaslased. Kui sa käid koolis, sul on koolikaaslased. Aga sisulana sa lihtsalt istud oma pimedas toas ja monteerid ja oled täiesti üksi põhimõtteliselt. Sul on nagu mingi selline internetikommuun, jah, aga nagu sul ei ole sellist päris elu kommuuni. Ja siis 2 aastat tagasi mõtlesime, et peame nagu kokku kolima. Ja siis läksime Krissi juurde ja siis hakkasime rääkima, aga ta vajus ära. Ja siis 25 aasta kevadel Mihkli sünnipäeval tuli see uuesti teemaks ja siis me võtsime uuesti selle käsile ja vaatasime maju ja kortereid ja otsisime, kuni me leiksime selle koha. Okei, aga inimesed, kes siia siis kokku tulid, on ju, kas te tegite mingi castingu või kuidas te valisite kõik need inimesed siia? No ütleme nii, et see tuumik oli mina, Mihkel, Kris, siis meil tuli Gerhard oli kindlasti, aga Gerhardil vahepeal oli mõte kooli minna. Õnneks ta kooli ei saanud. See oli meil tõesti, me olime nii õnnelikud, et Gerhard on ka valmis kolima meiega kokku. Siis Aston on mul lapsepõlvest, lapsepõlveajast tean, on sõber ja siis mõtlesime teda kaasata. Ja Kepo oli ka selline viimane lisa, et ütleme nii, me otsisime, tegelikult raske oli leida inimesi, kes tahaksid nagu kolida kokku ja nagu teha sisuloomet reaalselt 24/7, kui sa elad Sisumajas. Ja need siis otsisime ja leidsime. Kas olete kõik rahul oma korterikaaslastega? On mingid pingeid ka olnud juba? Jah, meil on ikka olnud eri arvamusi, aga ma olen vägagi rahul selle pealt, et me kõik teeme ühise eesmärgi nimel
sisu ja pürgime siis nagu ühte suunda ja mulle väga meeldib see, et meil on väga erinevad nii-öelda siis oskused või nii-öelda visioonid. Kui me kokku neid paneme või miksime, siis tuleb nagu väga mitme külge ühel kanalil ja ma arvan, see on väga suur trump meile. Mis need põhilised asjad on, mis mingid konflikte tekitavad? On see, ma ei tea, öörahu või keegi jätab oma mingid asjad vedelema või mis siin nagu tüliks on? Keppu äkki saa. Mina võin vastata. Põhimõtteliselt öörahu kindlasti on väike probleem meil, sellepärast, et meie mängime kompuuterist, teeme möllu. Tavaliselt Mihkel Maia magavad, siis me saame pahandada vahest. Ja no jah, rohkem väga ei ole probleeme. Vahest on võib-olla mõni nugan kraanikausis või mingi muu asi, aga hulle probleeme ei ole. Nii, kuidas teil on? Kas teil on midagi vastu öelda? No meil on siis selles mõttes, me oleme ikkagi nagu elame koos, meil on ühine see nagu justkui ettevõte ja igas grupis, igas sõprusgrupis, kui tehakse midagi suuremat, siis tegib nagu konflikte. Aga minu arust meie puhul on see, et me lahendame need hästi ilusti ära ja õpime neist, ehk siis me investeerime tulevikku, lahendame kõik probleemid praegu ära, et see sisumaja püsiks võimalikult kaua. Nii. Ja mina vastusena aga võib-olla Aston tahab lisada midagi. Ja ei, selles mõttes, et ma olen nagu päris mitmes erinevas olukorras olnud, kus ma elan nagu teiste inimestega koos ja ma võin öelda, et meil see grupp, mis meil siin on ja see viis, kuidas me lahendame asju ja kuidas meil üldse asjad käivad, siis see on minu meelest kõige siviilsem, mida mina olen kõikidest nendest kogenud, et tõesti täpselt nagu Maia ütles, et me lahendame oma probleemid väga hästi, et pigem meie konfliktid on võimalus, et parandada asju omavahel, et alati igast konfliktist tuleme välja, kui targemad inimesed saame üksteisest paremini aru ja asjadel on alati lahendused. No kõigi meie elud on väga erinevad, nii et selle osas võib igaüks erinevalt ise rääkida, et kuidas keegi oma asju teeb. Aga Sisumäel on jah see, et iga nädal tuleb Sisumäe YouTube'i kanalile üks video ning meid on 6 tükki kokku, ehk siis iga video eest vastutab üks inimene, kes on siis produusser, kes mõtleb idee välja, ta esitleb seda siis teistele, teised saavad anda konstruktiivset kriitikat, saame seda mõelda koos paremaks ja siis ta vastutab selle eest, et sellele tulevad kaameramehed, keegi, kes monteerib seda, sellele tuleb toetaja ja justkui viib oma visiooni ellu. See tähendab seda, et videod kõik on väga erinevad ja kõik me panustame sellisesse ühisesse visiooni, et videod on väga eriilmelised. Küsin teilt viimase küsimusena, et miks inimesed peaksid teie kanalit jälgima? No ma arvan, et me pidi mõtma. Ma arvan, et meil on Eestis kõige unikaalsem kogupere meelelootussisu, et Eestis YouTube'is muul kohal seda ei leia. Teeme sisu, mis meile endale meeldib ja me loodame, et teie ka tulete, vaatate, viskate pilgu peale. Ja me arendame sisuloome kultuuri Eestis ja see on see, mis on tähtis. Absoluutselt. Me toome Eesti sisuloojaid kokku, see on täpselt see, et nagu Sisumaja pole ainult meie 6, vaid kogu Eesti sisuloojate kommuun. Ja mis oleks Eesti ilma kultuurita ja me näeme, et me oleme siin, aitame Eesti kultuurile päris palju kaasa ja toome meile ühtsustunnet kõigile.